Albaaniaga Eesti on siin mänginud, kaotanud neile, aga väga napilt. Kui nüüd Kristina Teer lükanud palli mängu, tuleb alati keeruline, et seal tekkida mingid sellised pisimured, traumad. Nüüd pall käib kindlasti Iisraeli vastu on see keerulisem, nagu ka mäng Iisraeliga näitas. Kui sa seda ei proovi, siis kus sa veel proovid? Tuleb ka tsenderdus ja tuleb nüüd mõtleks käega mängu seal selgelt, aga täpselt nagu sa ütlesid, on neid momente just olnud. Nüüd tuleb hea sööt küll liini taha, Merisalu selja taha. Tuleb sealt ka tsenderdus, aga see läheb õnneks üle jala. Kõik hästi olema. Koristuslöök nüüd koristusala nurga juurest ja tuleb värava peale ja läheb latti suisa. Käpa käsi oli seal küll tundus, et nagu all viga oli. Tukkene jälle keeruliselt, kaugelt kohe löök ja Käpa igaks juhuks lükkab selle mööda. Kes on küll praegu seal selge outsider, samas seal esiliigas ka kogunud 2 punkti kogu senise hooajaga vaid. Sealt ei lasknud pallide, aga Aleksandra Janeva, kes mängib näiteks Šveitsi esiliigas. Käpa pall on see kindlat ja rahulikult. Nüüd oleks võib-olla vaja. Ma küll nõus ei ole, aga fakt on, et seal mänguseisak oli. Nüüd on kaugelt löögi koht, aga see on Käpale, pealt palli mängu ja hästi kirbu pikendab Tammikule, see pall ei jõua ja nüüd tuli hästi muidugi ka Karakoleva väravast välja. Võtab Tammikule, Tammik teeb ka sellise väikese pausi, ootab kuni Salei ääre peale jõuab, Saleilt madal pall värava ette ja sealt kaitse saab jala vahele ning Salei nüüd seda palli ja nüüd Laevalt ka ikka natukene sellist emotsionaalsemat pahameele välja näitamist, nagu et seal keskväljal jälle seal sööduga eksiti niimoodi. Peale löök. Üle läheb. Kuidas see kaitsmine õnnestub. Planeerib pall sinna tagumisse tsooni, aga Käpa saab hästi kätte. Nüüd on jäänud Tarkmäel palli taga. Hea karistuslöök. Pall on lahti seal ka ja see oli nüüd suurepärane koht, kust lüüa, aga üle. Oli tegelikult teistmoodi. Aga kõik. 6 minutit ikkagi mängiti vaid. Lisa 0-0